Paneme tähele tänast kirja kohta kirjutatud Johannese evangeeliumi 6. peatükki. Alates 58. salmist kuni 70. See sinane on leib, mis taevast on alla tulnud. See ei ole niisugune, mida sõid teie vanemad ja surid. Kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ta ütles, õpetades koguduse kojas Kapernaumas. Siis paljud tema jüngrid, kui nad seda kuulsid, ütlesid, see kõne on kõva, kes suudab seda kuulata. Aga et Jeesus iseenesest teadis, et tema jüngrid selle üle nurisesid, ütles ta neile, kas see pahandab teid? Aga mis siis, kui te näete inimese poja üles minevat sinna, kus ta enne oli? Vaim on, kes teeb elavaks, lihast pole kasu millekski. Sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. Aga teie seas on mõned, kes ei usu, sest Jeesus teadis algusest peale, kes need on, kes ei uskunud ja kes on, kes tema ära annab. Ja ta ütles, seepärast ma olen teile öelnud, et ükski ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud minu isa. Sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära tema järelt ega kõndinud enam temaga. Siis Jeesus ütles neile 12, kas ka teie tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas talle, Issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ja ära tundnud, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Aamen. Selle nädala teema oligi ju see, et Jeesus on Issand. Ja kui väga me soovime, et me selle kindla teadmisega täna seda hommikust teenistust lõpetades võiksime ka minna. Ja meiega tuleb kaasa meie Issand, meie päästja ja meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes meid on nii armastanud, et ta oma elu on jätnud meie eest. Ja kui mõningad pahandasid, et see on küll liiga ränk kõne, mida Jeesus täna ütleb, siis meie pigemini oleme tänulikud, et Jumal on meid täna õpetanud, et ta on meid õnnistanud, ta on meie palveid kuulnud ja on täna andnud tunnistajaile hea sõna. Aga Jumal rääkigu meie vastu edasi, kui me seda teenistust lõpetame ja Issand tuleb ju meiega kaasa, sest ta on lubanud olla iga päev meie juures kuni maailma ajastu otsani. Aga see salm, 63. salm, mida ka lugesime, olgu meelde tuletatud. Vaim on, kes teeb elavaks. Lihast pole kasu millekski. Sõnad, mis mina olen teile rääkinud, on vaim
ja elu. Ja need on tõepoolest karmid sõnad, mida Jeesus siin ütleb, ja need ei olegi mõeldud inimestele, kes peavad silmas mugavat elu, luksuslikku elu. Ja ka võime ütelda, et see jutlus ei ole ka nendele, et kes oma südametunnistust nagu uinutavad religiooni kaudu. Ja Jeesuse kõne tulemuseks oli see, et mitmed jätsid teda maha. Sellest 70 ringist jäid veel 12 ja issand esitas siis küsimuse: kas ka teie tahate ära minna? Ja me oleme täna väga tänulikud, et me ei ole leidnud ühtegi teist Jumalat, kes meid nii oleks armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Ja see ainusündinud poeg, Jumala armas poeg Jeesus Kristus, on andnud kõige kallima, mis temal oli, oma elu meie patuste eest, ja see teeb meid rõõmsaks ja tänulikuks. Täname iga kuuldud hea sõna eest. Aga midagi on veel tähele panna. Maailm, isekus ja samuti hingevaenlane tunnevad kõiki neid kristlasi, kes Jeesusele väga lähedale kipuvad, kes alustavad oma päeva koos Jeesusega ja keskpäevalgi, aga õhtul taas tulevad tänu ütlemisega issanda ette. Ja neid kristlasi maailm, hingevaenlane ja isekus, mis käib kaasas iga inimesega, kardab neid kristlasi ja tänu Jumalale, et ta oma püha vaimu kaudu täna tuletab meile meelde seda, et Jeesus on eluleib. Ja kui juudid tuletasid meelde aega, mil Jumal toitis neid kõrbes ja tuletasid seda meelde, siis Jeesus ütles, et minu isa annab teile tõelise leiva taevast, ja ta ütles, mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid, see siin on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene seda sööks ega sureks. Mina olen elav leib, mis taevast on alla tulnud, kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Päästmine on Jumala pojas, sellepärast Jumal juhib meid oma poja Jeesuse Kristuse juurde. Ja tänu talle, et ta seda on ka täna teinud. Piibel ütleb, et me kõik elasime vaenujalal Jumalaga. Liha mõtteviis on vaen Jumala vastu. Me olime Jumala vaenlased patuseaduse tõttu,
mis valitseski meie elu. Sellele vaatamata sirutas Jumal oma püha vaimu kaudu meie poole. Ta sirutas päästva käe oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja juhtis meid sellele imelisele kohtumisele. Meil on meenutada igalühel seda päeva ja me tänuga mõtleme sellele päästmise päevale. Ja kindlasti on see üks suuri imedest, kui patune saab päästetud ja püha vaimurõõm tuleb südamesse. See on imeline ja suur ime, aga Jeesus ütleb veel midagi sinna juurde. Kui uussünd on väga suur ime, siis ta ütleb, ja ma äratan ta üles viimsel päeval, sest see on mu Isa tahtmine, et igaühel, kes Poega näeb ja temasse usub, on igavene elu ja ma äratan ta üles viimsel päeval. See on see teine suur ime, et Issand on tõotanud ülestõusmist, mille Jeesus kingib sulle omaenda ülestõusmise väe läbi. Ja kui me nüüd võtame kokku seda sõnumit, mida oleme täna kuulnud, siis küsime koos apostel Paulusega Rooma 8. kirja 8. peatüki 31. salmi kaudu. Mis me siis ütleme selle kohta, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Ja nii nagu Peetrus väljendas teiste apostlite eest ja nende juures, Issand, kelle juurde me läheme, sinul on igavese elu sõnad. Ja me oleme uskunud ja ära tundnud, et sina oled Kristus, elava Jumala Poeg. Olgu meil see tunnistus, kui me oma sõprade keskel liigume ja siit välja läheme, et meil on Issand, kes meid on armastanud ja kõik elu, mis sellest ajast, tänasest ja edasi jääb, olgu elatud temale ja koos temaga. Aamen.